Tere kõigile! Paistab silm. On saalis keegi, kes pole kunagi ühte G-ostu teinud? Tõstab keegi, julgeb keegi käe tõsta? Ei. Kusjuures vist suhteliselt esmakordne, tavaliselt ikkagi 1-2 inimest tõstab käe, aga siis kui küsid täpsemalt, siis öeldakse, et ei, mul naine tellib, et mina ütlen. Aga on keegi saalis, kellel on ettevõte ja kellel ei ole e-poodi või ise teenindust? Üks arglik käsi. Mida müüte? Okei. See on natuke keerulisem vist, jah. Natukene e-kaubanduse liidust, et me oleme viimase paari aastaga kasvanud üheks suurimaks erialaliiduks Eestis. Meil on peaaegu 500 ettevõtet liidus. Üks huvitav fakt võib-olla selle loomisega, et see vist on praeguseks umbes 14 aastat tagasi, et kui paarteist või 14 või 10-15 aastat ei tundu nagu võib-olla nii pikk aeg, aga mida see number näitab, et tol ajal, kui e-kaubanduse liit loodi, siis oli terve Tallinn täis reklaame, ära osta internetist, võid petta saada, see on igavene jama. Tarbijakaitseamet tegi sellist manitsevat reklaami, et internetis ei tohiks osta. Praegu on 14 aastat hiljem, me saame regulaarselt kokku ja tarbijakaitse on seisukohal, et me peaks rohkem koostöös inimesi harima, kuidas internetist osta. Et eile ma ühe suure Eesti ettevõttega sain kokku ja nad ütlesid, nad teevad just järgmise 10 aasta plaani, et see arenguplaani ja see 10 aasta plaan sisaldab seda, et palk peaks kasvama, arenduskulu võib-olla või nii-öelda ütleme e-poe haldamise kulu peaks kasvama ja tahame, et 10 aasta pärast oleks müük mitmekordne, aga innovatsioon ja tootearendus, et see on nagu filmimees näitab, et ma kogu liikuma siia. Vaata slaidi siia. Ma võin sealt ka juba vaadata. Ei, see on paha. Et ma vaatan siis sealt, siis on parem ülekanne. Et kui nüüd mõelda selle, mis oli 14 aastat tagasi, eks ju, et ära osta internetist, aga kui nüüd mõelda selle peale, mis tuleb 10 või 15 aasta pärast, ma enam-vähem tean, et siis on meil robotid ja droonid ja kuhu see toote pool ka areneb, et see on asi, mida pange enda pikkadesse plaanidesse, kui teete 5 või 10 aastat tootearendusega peab tegelema, muidu on jama. Eriti tegelikult, mis ka eelmine kõneleja rääkis, et see rahvusvaheline konkurents, et see, et Amazon tuleb Eestisse, on ainult aja küsimus. eBay ilmselt samamoodi, et nende toodetega on väga raske võistelda, kui sa ei ole hea. E-kaubanduse liit teeb seda, millest ma just ka rääkisin, me tegeleme statistika trendidega, monitoorime pakiautomaatide mahtu, turgu, käivet, korraldame samamoodi seminare ja koolitusi liikmetele, et meil on üks tore asi nagu e-esmaspäev, mis järgmine aasta toimub juba 4 korda aastas, turvalise ostukoha usaldusmärgis ja palju muud. Kui nüüd natukene, ma räägin täna statistikast ilma numbriteta, üritan vähemalt rääkida. Mõnda numbrit siiski näitan, et kui nüüd e-kaubanduse kasvust rääkida, siis eelmine aasta Euroopas kasvas e-kaubandus kõige rohkem Eestis. See on päris kindel fakt. Siin on natuke tegelikult taga see, et Eesti Pank ka osaliselt meie enda survel hakkas statistikasse sisse arvestama maksealgatuse teenust ja järelmaksu, mis on hüppeliselt kasvanud eelmisel aastal ja tänu sellele on see number lihtsalt suurem. See kasv ei tule järgmine aasta nii suur, aga kui vaadata suuri riike, näiteks nagu UK-gi, eks ju, et seal ainult 6% või Saksamaa ja Ameerika samamoodi. Aga fakt on lihtsalt see, et eelmine aasta kasvas Eestis e-kaubandus 47%, 2,5 miljardi euroni. 1,1 miljardit eurot oli kasv, see on väga suur number. Suurtes riikides on see nädala või päeva käive isegi, et seal on 100 miljardit. Et seal tuleb selles mõttes ka konteksti vaadata. 6% UK kasv on kordades suurem summaliselt, kui on Eesti, et ei tasu vaadata neid ja üks huvitav asi veel, kui keegi kuskile tahab laieneda, muidugi kõigepealt tasub Uugametsal ära käia, ehk siis Baltikumi laieneda, eks ju, aga enamus ettevõtted võtavad reeglina ikkagi, et ma lähen Soome, soomlased on meie sõbrad, soomlased on pealt näha meie sõbrad, aga kõige suuremad ebaedud tulevad Soomest. Soomlane Eesti e-poest ei osta, see on fakt. Teine asi on, et võetakse suured riigid, UK, Saksamaa, Ameerika, ja kõik su konkurendid on täpselt samamoodi mõelnud ja seal. Et tegelikult suuremad edulood tulevad Sloveeniast või Ukrainast praegu ei tasu mainida, aga sellistest
väiksematest riikidest. Natukene veel trendidest, et tagastused kasvavad. Eestlased on Euroopas kõige vähem tagastav rahvas. Mina jätkuvalt arvan, et me oleme ajalooliselt, ütleme siis natukene võib-olla, ma ei tea, orjarahvas vist siis, et ei julge ju väga mõisnikule vastu hakata või kuidas sa lähed siis ka kaupmehele midagi ütlema, et pigem Eesti mees läheb ju õhtul koju ja lööb rusikaga vastu sauna seina, et kurat, et naabrimesi saa aru, et ma petta sain, on ju. Et aga ka nii-öelda midagi kuskil ebaõnnestusin, et tagastused tegelikult on 3%, aasta tagasi veel olid 2%, nad on hüppeliselt kasvanud, aga Euroopas keskmiselt on ikkagi palju kõrgemad. Rõivaste tagastus on hüppeliselt kasvanud, keskmiselt on ta 20-25%, suurematel müüjatel tegelikult on ka veel rohkem. Zalando juht ütles mulle, et Eestis on 35% tagastus, aga see on väga vilets tulemus, et alates 50% tagastusest tekib alles äri. Et sealt, kui sealt edasi nagu mõelda, ongi see, et kui sa tahad, et sa oled kodune proovikabiin, ära telli 1 paar lastele kombesid või telli 5 paari erinevad värvid ja nii edasi, et on suurem tõenäosus midagi jätad alles. Et muidugi, kui nüüd panna siia juurde ka see pool, et e-kaubandus on keskkonnasõbralik, siis seda nagu ei väga võib-olla kinnita. Tagastused kasvavad kindlasti veel, tagastus on üks asi, mida tasub vaadata, et kui sul on tagastus alla 10%, siis tegelikult sa ei kasuta kindlasti oma kogu äri potentsiaali ära, see oleneb muidugi ka valdkonnast, see on väga erinev, et kui sa müüd ikkagi näiteks diivaneid või klavereid või külmkappe ja sul on 50% tagastus, et võta need oma kulul kõike tagasi, eks ju, kulleriga ka veel, et see on päris karm. Ma tean ka palju ettevõtteid, kes on üle ookeani laienenud ja peaaegu pankrotti läinud tänu sellele, et kui on pakkunud tasuta tagastust, ei arvesta sellega, et Ameerikas tulebki 60% tagasi. Ja seal on hästi levinud see, et ei, ma lihtsalt tahtsin näha, kas see värv näeb sama välja või niisama tellisin, et äge oleks. Et seal on hoopis teised sellised standardid. Et maksealgatus on asi, mis ei ainult tulnud, aga see on kindlasti jääv. Meie enda liikmed 500 ettevõttest tegelikult iga teine juba kasutab maksealgatuse teenust. Suurimad siin maksekeskus SEB Everipayga lahendusega Montonio ja maksekeskus on praegu, kes on kaks suurimat. Järelmaksu võimalust keskmiselt kasutab küll ainult 5%, aga nii nagu siin ka eelmine kõneleja rääkis, siis tegelikult järelmaks on asi, mis on kõvasti kasvanud. Järelmaks on asi, mis kasvab järgmise aasta jooksul veel rohkem, tänu ka sellele natukene ebakindlusele, kuid tegelikult suuremad mitmed ettevõtjad, kes pakuvad Eestis, võite ka vaadata, ka mööblimüüjad, ostukorvis kohe soovitatakse, et ära osta, maksa kõike summat, võid maksa 3 või 6 kuu jooksul. Nende ettevõtete, kui majandusaasta aruannet vaadata, mõnel on ka välja toodud, et enamus eelmise aasta kasumist tuli järelmaksust või sealt intressist, et tegelikult on see väga suur äri ja tasub mõelda. Lääne-Euroopast trendid, mis tulevad, Lääne-Euroopast trendid tulevad alati ka Baltikumi mõneaastase viivitusega, aga seal tegelikult ka juba riideid ostetakse järelmaksuga. Et ka see tuleb tegelikult Eestisse ja arvestades ka hinna kasvu, siis see on täitsa okei. Järelmaksuturg üldsegi, et nelja suurema käes, aga erinevad, see statistika on järelmaksupakkujatega rääkides, Eesti Pangaga arutledes, see ei ole täpne number, aga tõenäoliselt on selline ainuüksi 50 miljonit eurot on iga aasta selline uus järelmaksumüük Eestis, ja see potentsiaal, et siin on tegelikult päris kõva potentsiaal, et esimese asjana, kui ma oleks praegu kaupmees, mida ma teeks, kui mul ei oleks, paneks järelmaksu külge. Muidugi peab arvestama sellega, et sa tarnijale sa ilmselt ei saa öelda, et kuule, ma maksan sulle nüüd 6 kuu pärast, et siin on päris sükest rahalist puhvrit vaja, aga see on päris edukas. Ma olen rääkinud mitme ka juhtiva digiagentuuriga nii Eestist kui Leedust, Lätist, nad kõik kinnitavad täpselt sama, et üks asi, mis on viimase
aasta jooksul hästi tugevalt muutunud, ma ei oska päris täpselt öelda tänu millele, aga inimesed guugeldavad rohkem toote kohta. Et kui enne näiteks tahtsid lapsel jalgratast osta, siis sa võib-olla esimese guugeldamise või esimese lingi peale ostsid selle ära. Nüüd inimene guugeldab vähemalt 10 korda. Et ma mõtlen ka enda peale, siis tegelikult on küll, et ma ei kipu nagu kohe ostma, ma ikka guugeldan mitu korda, vahepeal räägin võib-olla naisega või mõne sõbraga, ja pildid on järjest olulisemad. Igaks juhuks mainin, et mõned võib-olla seda ei tea, et hästi paljud, eriti kes B2B sektoris on, et kasutavad piltidena nii-öelda tootja pilte. Google ei armasta neid üldse, ei tule üldse hästi välja, et alati tehke enda ise pildid. Kui nüüd, no see on, me nüüd oleme Eesti e-poodega monitoorinud. Enne pandeemiat, üks asi mida veel võib-olla mainida, enne pandeemiat me saime, et Eestis on 4500 e-poodi. Nüüd selle aasta kevadel natuke üle 7000. Mina ei teinud seda. Et see näitab seda, mis on nii-öelda tekkinud ka ettevõtluses, et ega tegelikult, kui vaadata Statistikaametit, et iga kvartal ütleme umbes 70% ettevõtetest, kes luuakse või nii-öelda registreeritakse ja kirjutavad, et me tegeleme ühel või teisel moel e-kaubandusega. Et luuakse e-poode, aga Eesti e-poed, see on üks asi, millest ma tegelikult väga aru ei saa, et ma ei kujuta ette, et ma lähen näiteks füüsilisse poodi, et noh, ma ei tea, lähen kas või näiteks Apollo avab uue poed, lähen sisse, pooled riiulid on tühjad, mingid tooted on kortsus, teenindajat ei ole, et keegi suga ei suhtle, aga e-poed, miks kurat tehakse sellisena, et sa lähed sisse, tootekirjeldused puuduvad, seal on pandud kood, mis on see tootekood, mis see mulle annab, eks ju. Tahan midagi osta, ma valin pakiautomaad, template on võetud sama, sest ma ei viitsi nagu seda muud moodi arendada, ma pean panema sinna vanaema kinganumbri, posti indeksi, maakonna, ma ei tea, mis kõik andmed on ju. Et milleks, et uus põlvkond eriti, minust poole nooremad veel, on selles mõttes väga sellised nagu jõhkra suhtumisega, et kui midagi ei meeldi, mingi liigseid andmeid küsid, uuringud tegelikult keskmised näitavad veel jõhkramaid numbreid, aga 20-30%, mina kaasa arvatud, panen selle poe kinni ja lähen ostan kuskilt mujalt, et noh, see on kõige, ma ei saa aru, miks nagu sa avad e-poe, kui ta ei ole valmis, on ju, et füüsilist poodi sa ju ava, tarbija on täpselt samamoodi, et see suhtub tegelikult täpselt samamoodi sinna, et see muidugi see vastutustundlikkus ja keskkonna teema on selline natuke nagu need elektriautod, milles ma ei ole siiamaani kindel, et kas ta nagu tegelikult säästab loodust või mitte, ka see tootmine ja kõike muud, aga tarbijad ootavad, eriti näiteks Itaalia, Inglismaa sellistes suurtes riikides uuringud näitavad väga tugevalt seda, et kui küsitakse inimese käest keskkonnateemades, nad ütlevad, et ma ostan kindlasti konkurendi juurest, kui ta on nõus pakkuma keskkonna säästlik. Näiteks kui ta on nõus pakkuma ostukorvis seda, et saad taaskasutatud pakendit kasutada või tuuakse välja, et me panustame keskkonda, et meil on elektritõukside laadimine maja ees oma töötajate, no mis iganes, see on natukene selline niisugune haibitud võib-olla teema, aga see läheb korda. Tagastamine on uus normaalsus ja mis mulle tegelikult meeldib, on ka see, et klient on ka Eestis juba kuningas, et hästi tore paar aastat tagasi veel hästi tihti ma kuulsin inimeste käest, kes olid pikalt elanud kuskil mujal riigis ja tulid Eestisse, et kõige suurem šokk oli see, kui tahtsid midagi tagastada. Et lähed kuskil poodi viima, siis müüja vaatab ja siis midagi ütleb ja nähvab välja, tagastada sa ei saa või siis tagastamise avaldus ka, kui sa paki, tellige kuskilt Eesti e-pood, praegu on tegelikult päris palju Eesti e-poodi juba ka okeid, aga keskmine Eesti e-pood tagastuslehe peidab ikkagi alla, üritab ka mitte üldse kaasa panna, aga sa olid kuskilt välismaisest e-poest, suurest e-poest, see on esimese asjana seal peal. Ja veelgi parem, et väga paljudel on lihtsalt seal kood, et tahad tagasi saata, siis on tasuta, mine saada lihtsalt, eks ju, et sealt see tuleb, et need on asjad, mille peale peab mõtlema. Kui nüüd rääkida nii-öelda veel Omnichannelist, et see Omnichannel on niisugune uus sõna, aga mida ka tegelikult mulle meeldis eelmine esineja ütles, et need kanalid tuleb ära siduda, et hästi näiteks enamus Eesti suuremad spordipoed on sellised, mul on ka nende kliendikaardid olemas, ma saan 20-25% võib-olla soodustust, väga äge, ja kurat, ma ei saa e-poes selle kliendikaardiga osta, kehtib ainult tavapoes, et milleks sellised asjad, või siis kui sa tahad tagastada saad ka füüsilisse poodi, ma täidan selle sama tagastusavalduse või saadan meili peale, ma tahan tagastada, väga tore, tooge mulle füüsilisse poodi, lähen viin sinna, seal öeldakse, et ei, aga meil süsteemid ei ühildu, palun prindime sulle lehe välja, täida käsitsi kõik veel ära, eks ju, et milleks sellised asjad,
millega eriti tehnoloogiaettevõtted on ka kimpus, aga tegelikult tarbija tänasel päeval tahab suhelda ka e-poes, ta tahab küsida toodete kohta lisainfot. Üks matkavarustuse müüja, müüb veel mingisuguseid asju, ütles, et nad ise see e-poe juht hakkas panid chati ja hakkas ise suhtlema inimestega, ütles, et neil on 2-kohaline müügikasv peale seda, aga muidugi jube vastik on seda iga päev kogu inimestega suhtlema. Just igale teisele sa müüd midagi maha, kui sa juba suhtlusesse astud, kas või hoopis mingeid muid tooteid. Et seal on suur potentsiaal tegelikult, et väga kiidan näiteks Klikki või Weekendit, Denim Dreami, et kellel on väga ägedad e-poed, e-poes sa näed ära, kus poes asub see toode. Weekendis eriti veel sa saad näed, et see toode asub Rakvere poes, või tähendab näiteks oletame Kuressaare poes, aga telli endale lähimasse poodi, 2 päeva jooksul on ta seal kohal, lähed sinna, proovid, ei meeldi, lähed lihtsalt minema, et väga äge. Äripäevas täna ka kirjutatakse, ma räägin veel Weekendi lahendustest, aga Äripäevas täna ka kirjutatakse, et Weekend tegi eelmine aasta 30% kasvu ja tänu ka nendel lahendustel ja 1 000 000 euri kasumit, et see on suuresti tänu tegelikult kliendi sõbralikkusele, et kuigi eelmine aasta me teame vähemalt 2 suurt kaupmeest, kes ütlesid, et täitsa mõttetu, et mis Kliki ja proovi ja mis kulu see ettevõttel on. Ongi ühest küljest, aga teisest küljest on see sama, mida Zalando ütleb, et vähemalt 50% peab olema tagastus, et siis hakkad äri tegema. Et kuskil seal peitub see, mis veel tarnet puudutab, tahan kõike kohe, see on selget ja veel, mis rahvusvahelisest konkurentsi puudutab, siis ma juba rääkisin rõivamüügist, et kui sa oled Eestis rõivamüüja, et millega sa konkureerid, isegi tegelikult Amazoniga, aga Zalando või About You või Boostiga, et nendel on nii palju rohkem võimekust, nad teevad Eesti riigieelarve sugust käivet aastas, et sa ei suuda tooteid osta soodsamalt ja konkureerida. Asjad, mille konkureerida ongi see, et nad ei suuda pakkuda 1-2 päeva tarnet, sest nad ei tee keegi Eestisse ladu on Leedus või Poolas, alla 7 või 10 päeva seda tarnet ei suudeta pakkuda lihtsalt. Teine asi on see, et nad ei paku vahetust ja tagastamine on ka nii, et sa saadad, aga tegelikult seal on nädal või 2 on see raha vähemalt kinni ja kui sa tahad midagi muud vahetada, Eesti kaupmehena paku seda, et sa võid ringi vahetada, paku 1-2 päeva tarnet, paku eestikeelse kliendi teenindust, et need on 3 asja, millega sa saad tegelikult rahvusvahelis konkurentsis olla. Tänu sellele samale teemale on Eestis ettevõtjad, kellel on e-poes kirjas, et tarne on 1-3 tööpäeva. Enamus nendest toodetest tegelikult asuvad kuskil Poolas või siis maaletooja käest tellitakse, teatakse, et tegelikult tarne on 10-14 päeva. Sa tellid selle toote, seal on kirjas 3 päeva ja siis ei ole kippu ega kõppu, läheb 10 päeva mööda, sa kirjutad, et kus mu kaup on, vabandust, aga me peame selle tellima ja see tarbija, iga päev me saame 10 kirju ja need on roppusi täis, pahameelt täis, see inimene ei telli sult rohkem. Ja enamus tegelikult ütlevad, kui vahest ka nendega räägid nende inimestega, et ma olen tegelikult nõus ootama 10 või 14 päeva, kui mulle öeldakse kohe ostukorvis ja ma tean sellega arvestada, et tegelikult ei tasu tarbijat ka petta. Ja selles hirmus, et ma saaks selle müügi ära teha, et küll ta siis ootab, aga ega ta ei tule sult rohkem ostma. Mulle ei meeldi ka Eesti B2B sektor. Vaatasin 10 B2B müüjat, nendest 7 koduleht oli selline, kus peale kontaktidel suurt muud ei leidnud. Pildid on üle ekraani väga siuksed tarendamata, et siis 3-ga rääkides, et jah, me peaks nagu ettevõtlusele, aga müük läheb hästi iseenesest, et veel ei viitsi. Alla 30-aastaste juhtide sees üks suur rahvusvaheline uuring andis siukse toreda tulemuse, et vähemalt kolmandik ütles, et nad oleks nõus ise teeninduses kuni 500 000 ostu tegema täitsa vabalt. Et ei taha, eriti see, et kõige vastumeelsem on see, et ma pean kuskil müügimehega kohtuma. Eesti B2B sektoris on ikka see, et meil on 10 müügimeest ja paberkataloogid, et saame kokku ja siis vahetame kataloogi ja siis tellid. Okoga meie liige on hea näide, kes tegi ise teeninduses, ise kujundajatele, eelmine aasta kasvas kordades, nüüd laieneb Saksamaale ja kuskile kõik mujale. Et tegelikult ka B2B sektoris, et see on nagu nii, kuidagi kõlab tegelikult nagu imelikult juba, et tahad midagi osta, aga siis pead kohtumise leppima ja siis müügimees võtab laua sahtlis siis need tootja suured kataloogid ja siis lappad seal, ma ei tea, vaipasid või kardinaid või torusid või mida iganes, eks ju, ja siis tehakse päring tehasesse ja see protsess on selline huvitav. Trendid tulevad riikidest, kus tooted ja teenused tegelikult on katki. Et käisin hiljuti Londonis, seal uurisime suuri kaupmehi ja teenuseid, et selline huvitav kogemus oli Eesti saatkonna üks juht rääkis, et
et kõige, näiteks Londonis, et kõige õudsam teenus on kullerteenus. Et noh, näiteks suurematel kulleritel on see, et kui sa midagi tellid, noh, Eestis tegelikult sa saad ikkagi mingi ajavahemikku, et noh, 10-2 näiteks tuuakse, eks ju, või helistabki keegi kuller sulle. Seal on täitsa nagu jumal juhatab. Järsku said kõne, muidugi sa ei saa, noh, London suur ka, sa ei saa õigeks ajaks sinna minna, aga näiteks samal päeval ei saa samale aadressile tuua uuesti pakki. Süsteem ei võimalda lihtsalt. Siis noh, kullerid tuleb kokku leppida, et ja saame siis kõrval maja ees kokku või maja taga. Noh, see on nagu okei, sinna saab nagu kuller tulla. Tagastust ei ole sellist, et noh, pakiautomaatega ei ole väga, et sa saad kuskil pakiautomaati viia, on mingid punktid, kuhu sa saad füüsiliselt viia, et sellised toredad asjad, et Eesti on nii väike ja meil on nii suur konkurents, et meil tegelikult meie teenused on super heal tasemel suurte riikidega võrreldes. Ega näiteks Saksamaal, UK-s, ka tegelikult Ameerikas, et seal on üks UK majandusekspert ütles ka selle peale, et meil ei peagi teenused toimima. Et meil on nii palju rahvast ja meil on nii palju ostjaid, et me nagunii müüme ka see kullerteenus, et tal on rohkem nõudlus, kui ta suudab pakkuda oma katkisega teenusega. Et inimene ootabki siis pool päeva maja taga, et saab oma paki kätte, ja visatakse ukse taha. Ja see on täitsa suva, et see puruks läheb, või siis mis iganes juhtub. Et mul on kliente nii palju, et ära osta. Põhimõtteliselt on suhtumine pigem see, et ära osta mult, kui sa ei taha. Et ei peagi ostma, et mul on nagunii valida kliente. Et metaversum on üks teine asi, mida küsitakse ka minult, et kui me mõtleme, mis teemasid käsitleda, kas või hommiku seminarid, metaversum on üks äge teema. Et mis te arvate, palju on tublimatel metaversumis kasutajaid, kes on sinna kõvasti panustanud? Keegi ütles 2. Mõlemad. Enam-vähem on tõsi. Nike on üks tublimaid panustajaid viimase aasta jooksul, nad on sinna miljardeid sisse pannud, neil on Nikeland, nad on vist, kui ma nüüd ei eksi, siis umbes 7 miljonit kasutajat 1,5 aasta, praeguseks siis ütleme 14 kuuga saanud sinna. Veel jaemüüjatest mõned suuremad brändid keskmiselt on umbes 500 kasutajat päevas, kes on sinna miljoneid panustanud, ägedad avatarid, mis iganes. Roblox, ma tean, et mul 9-aastane poiss mängib seda kogu aeg, võib-olla teate üks mäng. Neil on 32 miljonit kasutajat iga päev. Et noh, see näitab seda potentsiaali, on ju, et Ameerikas iga teine teismeline pidi ka mängima Robloxi seal, on ju, et noh, kui samas Nike CEO on öelnud, et see ongi innovatsioon, mida me peame näitama ja selles mõttes on äge, et igal seminaril räägitakse meist, nii nagu mina praegu rääkisin, on ju, et noh, tegelikult see on nagu turundus, on ju, et ei tasu mõelda, et seal mingit müüki lähiajal hakkad tegema. Ja kui veel kaubandushiidudest rääkida, et ega tegelikult müüakse, noh näiteks ka samamoodi, kui ma Londoniski käisin, esimene asja küsitud, mis ettevõtteid peaks külastama või kauplus, mis on ägedat üks seebimüüja, et seal näiteks seebid sõidavad nagu sushi lindil ja lähed sisse, siis üks tütarlaps puhub sulle seebimulje näkku, eks ju, et need on nagu ägedad. Või Amazon või Uniqlo, et tegelikult need tooted, mida arendatakse, on see, et sa lähed sisse, sa näitad oma äppi, sa võtad tooted, näiteks Amazon Freshis oli 3600 kaamerat laes. Iga toote all on kaal, sa lähed sisse, sa näitad oma äppi, lähed lihtsalt sisse, võtad tooted, mis iganes tooted, paned kotti, lähed minema. Et 30 sekundit läks 6 toote ostmiseks ja siis 5 minuti jooksul ilmub sul äppi, et sa võtsid need 5 toodet ja siukese summa võtsime kontolt maha. Väga äge. Uniqlo täpselt samamoodi, et tegelikult need lahendused ei maksa väga palju, et igal tootel on väike kiip küljes, võtad lihtsalt selle toote, viskad korvi, toode lihtsalt arvutab selle põhjalt välja, eks ju, et ja need on asjad, mida tegelikult arendatakse, on sama, mis tegelikult ühtib ka e-poega, et inimene tahab hästi kiiresti ja mugavalt osta, et ei taha mingeid liigseid andmeid, liigseid klikke kuskil teha, et muidugi Amazoni kohta veel, et see on äge pood ja kõik räägivad, nüüd nad olid külmutanud, et ega see ära ei tasu muidugi, aga noh, kõik räägivad ikka. Kui veel, noh, siin ongi see sama näide, see sushi seebid sõidavad nagu sushi lindil ringi, on ju. Väga äge. New Yorgis on samamoodi need poed ja see teeb meeletut kasumit. Ärimudel ongi see, et seebid sõidavad nagu sushid ringi ja ukse peal üks tütarlaps puhub seebimulle. Kõik räägivad, see on äge pood. Poes on ka 20 teenindajat, noored ägedad inimesed, kes on hästi ägedalt välja õpetatud, nad räägivad noorte keeles. Nad on noored inimesed, väga minu jaoks mitte, aga noorte jaoks stiilselt näevad välja.
ja nii kui sa ukse sisse lähed, kohe kõnetatakse sind, et mida sa tahad, eks ju, et selles mõttes siuksed ägedad, et veel paar aastat tagasi ma rääkisin, et droonid hakkavad varsti ringi lendama, ilmselt vist mitte. USA-s on saadud 2 osariiki, on saanud drooni lendamise õigused, aga seal on päris palju õnnetusi juhtunud, droon on ikkagi ka kallis, praegu nad on kõik muidugi Ukrainas, aga ilmselt on sellised autod, mis hakkavad varsti küll sõitma, sest see tööjõud on päris kulukas. Et see on asi, mida otsid. Weekendist ma juba rääkisin, Weekend avas nüüd eelmine nädal ka Viimsis nutipoe, mis tähendab seda, et ja plaan on üle Eesti neid veel panna. Et samamoodi see kliki ja proovi tähendab seda, et sa klikid endale kuni 5 toodet ostukorvi, sa ei maksa mitte midagi ette, sult ei võeta ühtegi senti ette ära, sa tellid kas poodi proovimiseks koju või lähimasse nutipoodi, sa võtad need tooted, proovid selga, paned kas või kõik tagasi, kui sa nendest tootest kas või ühe jätad endale alles, 30 päeva pärast saad arve selle toote maksmiseks, et väga lihtne. Jah, näiteks Clossier on ka niisugune huvitav pood, et see on juba miljardi käibega, üks YouTuber, kes tegi endale poe, et niisuguse lindiga sõidavad kotid üles ja nii kui sa uksest sisse lähed, siis teenindaja on füüsilise tahvliga, ma lihtsalt passisin seal, muidugi oleks äärpäält välja visatud, mis sa passid siin pervert, aga tüdrukud tulevad peamiselt poodi. Et ma olin ainuke vist meesterahvas seal poes, et nii kui ukse sisse lähed, on tahvliga tütarlaps ukse ees ja mis tooteid sa tahad, et valivad seal, umbes minut aega läks vist ja vaatab üle, jah, need on okk, et selle ma võtan hoopis 100 milliliitrise ja vajutab okk ja läheb sinna kõrvalruumi, kus siis kott sõidab lindiga üles ja astub poest välja, et kõik kohalikud räägivad, et jube äge teenus on ju, et tegelikult müüakse emotsiooni ja innovatsiooni. Aeg on punane. Täpselt nii. Aitäh Tõnule. Tõnu tuleb meil pärast Tõnul ka paneeli, nii et ma praegu punase ajatõttu veel hakka siin küsimusi küsima, et saame pikema virgutuspausi ka teha. Et aitäh selle ülevaatest.